On ikka vägev see päikse šakti. Päiksekiired mängivad, päiksejänkud. Jah, et see päike on ka vaata selline, ei ole nagu vene, eesti päike ja noor ja vana päike ja on elu siis sellised üldised universaalsed seadused. Ja noh, praegu on üldse moodi läinud nagu jälle, et muidu oli kogu aeg, et uus ja parem ja nüüd nagu saadakse aru, et noh, vanad asjad ei ole nagu vana, kui on universaalne, siis ta on nagu igavene nagu päike, et ei ole nagu vana päike. Päike on vana ka, aga ta on kogu aeg universaalne. Samamoodi on universaalsed armastuse ja eluseadused ja suurlinna hullustus, ütleme ka mingist otsast hakkab läbi minema. Ütleme nüüd old school'i vennad ja selline vanamoodsad, kui sa tahad ikka moodne olla, siis ikka mine aega kaasata, ütleme see show business ja ja urban ja linnavärk ja kõik, et see on nagu hakkab, noh, ma saan aru, et enamus massi on veel selle all, aga noh, väga suur osa juba naerab selle üle, et see on selline vanakooli värk see, noh, näiteks kas või show businessis see, et inimene pannakse kuhugi lava otsa, siis rahvas karjub, et vau, issand jumal, et kõik on ekstaasis ja siis see inimene on hästi sätendavas kostüümis, nii andekas, eks ju. Samamoodi see urbani järk, eks ju. See linnaelu, eks, et inimesed saavad aru, näed, toidulisandid, asjad, et noh, täisväärtuslikku toitu saada, eks ju, on küll raske, aga noh, kõik need, kui sa hakkad analüüsima, justkui kõik läheb mugavamaks, aga samal ajal antidepressandid ja allergiad ja kõik lähevad nagu hullemaks, et tegelikult inimene, noh, see on nagu illusoorne nauding justkui. Nagu jäätis, eks ju, et kuldsele anumaali jäätis on, kuldses siis sellises topsis on muidugi noh, ilusam. Aga noh, tegelikult jäätis on tähtis, eks, et see vahet ei ole missugune see. Et need reaalsusi tuleb siis ise nagu katsuda, nagu sul on unereaalsus ja see reaalsus, ärkad üles, siis sa saad ise nagu arukusega mõelda, et see unereaalsus on ka nagu reaalsus, aga noh, et see reaalsus siin on nagu teine reaalsus, kus ma pean nagu tegelikult elama nagu. Et niimoodi need momente on palju ja siis noh, armastus on ka niimoodi, et noh, armastus ja räägime, et armastus, võib-olla on veel armastuse kogemus, siis vaata mingit filmi ja näeme, et Romeo ja Julius ja tunned nagu selles filmis mingit emotsiooni, et vaat see on armastus, ma ise ei ole kogenud. Aga siis ikkagi armastuse kate on nagu hoolitsus, eks ju. Et muidu on see armastus võib olla noh, inimesele ainult mina, et minu genitaalide, minu meelte, minu võimu, minu noh, külluse jahtimisel, eks ju, materiaalse energia ekspluateerimisel, et selle ma panen nagu armastuse sildi taha, aga tegelikult armastus on nagu see hoolitsus, eks ju. Et siis ta saab nagu, siis on see tingimusteta armastus, seda nagu maailmas on väga vähe, sellepärast inimesed ei tea ja pühakud paistavad nii imelikud ja pühakirjad, et selline analoogia on, et materiaalses maailmas justkui armastus on mina mulle minu läbi selle egotsentrilise värki, minu perekond, minu rahvus, eks ju, minu genitaalid, minu kõht, eks ju, minu mugavused, minu kodu, eks ju. Ja kogu aeg on selle alla nagu see armastuse silt. Aga siis keegi tuleb, räägib, et näed, et noh, ikka võtad antidepressanti, isegi kui sa kuulus ja ilus ja rikas oled, eks, et miks nad teevad enesetappe ja miks nad suhted vahetuvad ja ei ole seda armastuse katet, hoolitsust ja aru saama, mis on siis selline tõeline armastus, eks ju. Elame nagu selles illusoorses unemaailma armastuses, aga reaalsus on hoopis teine, eks ju. Spontaanne, omakusse püüdmatu tingimusteta armastus, eks ju, mitte business. Et sinna poole liikuda läbi siis see just nimelt hoolitsuse. Et räägid tarka juttu, eks, ja siis on argipäev, sul on lähedased asjad, eks, kuidas siis see avaldub, see armastus, et nagu öeldakse, et see ei ole armastus, kui sa ei ole valmis selle nimel surema, eks ju. Keegi tegi nalja ka, ütleme, et armastus on siis, kui sul on 100 põhjust lahku minna, aga sa ei lähe. Sellist igast ütlusi on.